Tere! Mina olen Taive Säärg, Eesti Rahvaloole Arhiivi vanemteadur ja täna on kavas rääkida labajalast. Loeng ei tule siiski anatoomiast, vaid rahvamuusikast. Ja kui hästi järgi mõtelda, siis labajala lauludes natuke räägitakse ka jalgadest, näiteks Hiiumaal üks tuntumaid laule on selline sääreluu, külleluu, üks sääreluu, teine sääreluu, üks vilkinas, teine labakinas, Mart Mare taga, Kivivare taga, Selle laulu ma olen kuulnud Elli Küttimilt salvestuste pealt ja ise natukene võib-olla kohendanud, nii nagu mulle sobis. Ja labajalg ilmselt sõnana ja natuke tantsuna võib-olla meile kõigile tuntud, kõik on sellest kuulnud. Kõik teavad ilmselt, et me tulime kuskilt pimedast orjaööst, kaasas rahvuslikud sümbolid labajalg ja regilaul. Regilaul on siis üks meie tuntumaid rahvalaululiike ja labajalg kõige tuntum rahvatantsuliik. Ja suurem osa sellest, mis me labajalast teame, kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen võib-olla sellist keskmist eestlast, kuigi seda olemas ei ole. Aga kuna loeng on suunatud siin väga paljudele, siis ma ei hakka vahet tegema hariduse põhjal. Et labajalg on midagi, mida me oleme näinud tantsupeol, folkloorifestivalidel, pärimusmuusika festivalidel, rokkseadetes, naturaalpillidel ja kõik see on suhteliselt tänapäevane pärimus. Ja selle kõige kõrval oleks siiski põnev teada, vähemalt minul oli põnev uurida, missugune oli see vana talupoeglik labajalg. Ja selle järel tundub, et neid labajalgu ongi nagu kahe poolega. Üks on selline pidulik, lavale toodud, sobib staadionile värvilistes riietes, osaks meie pühast rahvuslikkusest, meie identiteedist. Aga teine, see vana labajalg oli osa ülemeelikust ja ka meelelisest pidutsemisest, mis kuulus meie pühade kombestikku. Ja pühad olid väga suurel määral seotud viljakusega, sest põhilised pühade liigid olidki kalendripühad, mille üks eesmärke oli saada soodsat viljakat järgmist aastat või aastaaega ja pulmakombestikuga, kus eesmärgiks oli saada viljakat elu noorpaarile, palju lapsi. Ja see vanaaegne labajalg on selline natukene võib-olla metsik, vanade kirjapanekute järgi koguni kõlvatu või ebamoraalne ja selles mõttes ta seostub muistsete viljakuspidustuste Dionüüsiatega, kus oluline oli see niinimetatud madal inimese elupool. Seda madalat ma ei tahaks mitte kuidagi siin küll hinnanguna kasutada, vaid pigem on seda madalat kasutatud selleks, et tähistada inimkeha viljakat poolt. Sellel madalamal poolel asuvad viljakad kehaosad ja need olid tihti just nagu karnevalipidustuste ja viljakusriituste keskse tähelepanu all. Ja selles mõttes olid need traditsioonid ka pühad. Et püha ei ole alati tähendanud siukest, nagu me praegu ette kujutame, et see on siuke püha tõsitus, kus ei tohi isegi muiata, vaid püha tähendas ka rõõmsat pidutsemist, see tähendas elu jätkuvuse soodustamist ja see meie muistne talupoeglik labajalg oli tihedalt seotud sellega. Ja kui nüüd tänapäeval labajalal enamasti mõeldakse tantsu ja tuleb meelde kindlasti ka pillilugu, mis sinna juurde kuulus, siis tegelikult oli labajalg sünkreetiline traditsioon. Folklooris sünkreetiline, me ütleme sellise kombe kohta, kus on seotud mitmed elemendid. Tants, laul, pillimäng, uskumused ja kombed ja inimese laiem elustik. Ja labajala juurde selles talupoeglikus traditsioonis kuulusid alati pillimäng ja väga sageli laul. Labajalg kujunes koos torupillimuusikaga ja need torupillimuusika jäljed on ka labajala lauludes. Nii et kui tahta seda traditsiooni mõista, siis tuleks vaadata kõiki neid kolme osa. Nii tantse, torupillimuusikat kui ka laule. Ja lauludes väga huvitavalt kajastub just nii see viljakusriituse traditsioon kui ka torupillimuusika kui ka tants. Ja võib-olla see laulude osa on siiamaani ka suhteliselt vähe uuritud. Mina oma huvialadelt olen pigem lauletuurija ja seetõttu
seetõttu äratas just tähelepanu, et lauludes on väga palju mitmesuguseid pilihäälte jäljendusi ja ka onomatopoetilisi häälte jäljendusi üldse, mis naljakal kombel kajastuvad ka lugudes, mida Labajala kohta räägitakse. Näiteks huvitav on see, et kui Labajala tantsu kirjeldatakse, siis seal on ka häälitsused, näiteks, et öeldakse, et tantsijad siis astusid kas tšah-tšah-tšah või jalad tegid põrandal liss-liss-liss. Ja samasugune häälte küllus on ka Torupilli lauludes. See laul, millega ma alustasin, see külleluu, sääreluu, tegelikult jäljendab ka Torupilli muusikat, seda Torupilli mängu algust, kus Torupilli häälde seatakse. Tavaliselt Torupilli loos ongi alguses selline aeglasem algus ja siis järgneb kiirem tantsuosa. Samuti on Labajala laulude tekstid sageli täis sellist maalähedast teemat palju. Lauldakse söökidest, jookidest, aga ka armastuse ihulisest küljest, sest sellist nagu armastuse kõrget ja vaimset poolt Eesti vanast talupoja kultuuris nagu ei eksisteerinud. Et vahelt on Euroopa uurijad mul küsinud, et millised olid Eesti armastuslaulud, siis peab tunnistama, et need rääkisidki sellest kehalisest armastusest. Ja Torupilli lauludes on see aspekt väga oluline. Ingrid Rüütel, kes on uurinud võib-olla Eestis kõige rohkem Labajala laule, on arvanud, et Labajala laulude eesmärk oli mitmeti soodustada sikivust. Nad suurel määral kuulusid meeste traditsiooni ja ergutasid inimese kujutlusvõimet, soove ja võib-olla mingil hetkel olid ka seotud võib-olla avaliku seksuaalse tegevusega, sellepärast et paljud kombed ei ole meieni ulatunud, kuna Balti-Saksa kultuur ja kristlik kirik sageli keelasid neid kombeid ära ja püüdsid vähendada seda talupoeglikku eluolu. Näiteks on teada, et eestlaste vanem pidutsemine toimus mängutubades, mis kestsid kuni 17. sajandini. Nende kirjeldustes öeldakse, et seal joodi, tantsiti, mängiti, aga on lisatud, et tehti ka mitmesuguseid kõlvatusi, mida siinkohal ei sobi mainida. Ja pärast seda liikus pidutsemine kõrtsidesse, kuid kristliku euroopaliku moraali toimel sellised kombed hakkasid kaduma ja meieni on nendest ulatunud mingisugune hulk folkloorikogude kaudu, kus juures ka kogud ilmselt ei peegeldu kogu täiuses seda ka 19. sajandini mingil määral säilunud traditsiooni, sest ka folkloori kogujad ise tsenseerisid ennast. Hiiumaal käinud folkloori kogujad on kurtnud, et laulud on ropuvõitu ja näiteks Peeter Süda, kes esimesena käis seal rahvaviise kogumas 1905. aastal, kirjutas teda lähetanud Oskar Kallasele, et kas ma pean kõik laulud üles kirjutama sõltumata sisust või peaksin osa vahele jätma. Siiski soovitati kõik üles kirjutada. Ka Jakob Hurt, kes 19. sajandi lõpul organiseeris rahvaluule kogumist, arvas, et kõik laulud tuleks üles kirjutada, sest inimest oleks vaja põhjalikult tunda tema kõikidest külgedest, mitte püüda teda idealiseerida. Ja nüüd, kui hakati Eesti rahvaluule põhjal looma meie rahvuskultuuri, siis kindlasti mingisugusel hetkel tekkis küsimus, kuidas sellisest vanaaegsest, natuke metsikust, teistsuguse mõtlemisega, teistsuguse elutunnetusega kultuurist teha esinduslik euroopalikule kultuurrahvale sobiv kultuur ja selle rahvuskultuuri loomise käigus omakorda tehti valikut ja jäeti mõndagi kõrvale. Kui näiteks vaadata 1926. aastal koostatud Anna Raudkatsi raamatut Eesti rahvatantsud, siis see sisaldab ka labajalgu ja olles tuttav labajalgade talupoegliku taustaga, ma mõtlesin, et kuidas Anna Raudkats siis esitab labajalgu ja siin Anna Raudkats on labajalgu natukene töödelnud. Ta on pannud kokku mitmest
Labajalast nagu oma variandid ja tunnistab ka ise, et need täpselt ei järgi talupoeglikku traditsiooni, vaid ta on püüdnud natukene kohandada neid, lisades siia vihjena, et kuna rahvatantse hakatakse tantsima noorsooseltsides ja koolides, siis tuleb hoolitseda, et nad oleksid sobiva sisuga. Ja sedasama on ka raudkatsi kohta ütelnud hiljem Rudolf Põldmäe ja Herbert Tampere, kes andsid 1938. aastal välja Eesti rahvatantsude raamatu. Nad on samuti ütelnud, et Anna Raudkats on teinud valikuid ja kohendanud rahvatantse veidi. Samal ajal peeti ikkagi väga oluliseks Eesti rahvatantsu oskust jätkata, sellepärast, et esiteks üldse nagu tundus, et oleks vaja eristuda oma Eesti rahvuskultuuriga ülejäänud Euroopast, leida oma kultuuriline identiteet ja teiseks on ka arvatud, et tolleaegsed moetantsud ei sobinudki eestlaste meelelaadiga. Igal rahval arvati olevat siiski oma meelelaad, oma keha ja nii Anna Raudkats kui Põldmäe on arvanud, et eestlastel sobiks rohkem tantsida oma rahvatantse. Ja Põldmäe on kirjutanud näiteks selle kohta, et rahvatantsu näib vajavat isegi üldine tantsusaal. Moodsad salongtantsud on muutunud väga keerukaks ja liiga kiiresti vahelduvaks, mistõttu meie tantsupublik, eriti maanoorsugu, ei suuda nende arenguga vajaliselt sammu pidada. Seetõttu jääb ebaloomulikult suur osa noorsoost tantsusaalis passiivseks pealtvaatajaks. Ka on moodsate tantsude viimistletud stiil ebasobiv meie jõurikkale ja terveloomulisele noorsoole, nii et nõutav graatsia muutub eriti meie maapidudel kohmakaks edasirühkimiseks ja väsitavaks tööks, mitte enam pakkudes puhast nooruslikku liikumisrõõmu. Ka ei sobi moodsad tantsud mingil määral tantsida vabas looduses, haljal murul, samuti kodustes oludes lihtsamas ümbruskonnas ja halvemal põrandal. Et Eestis ei olnud ju talupoja ühiskonnas veel suuri uhkeid tantsusaale ja alles hakati ehitama õue tantsupõrandaid, seetõttu talvel tantsimine toimus suuremates tubades. Pärast seda, kui mängutoad ära keelati, kandus ta mõneks heaks kõrtsidesse ja kui ka kõrtsides selline seltskondlik tegevus sattus võib-olla siis nii liigse joomise tõttu ja ka seetõttu, et kõrtsid kuulusid mõisnikele ja teenisid neile tulu, et sest saadik, kui need kõrtsid muutusid nagu selliseks paheliseks kohaks tantsimine kaldus siis suurematesse talutaredesse või ka 20. sajandi jooksul ehitatud kultuurimajadesse, aga suvel ja soojal aastaajal toimus tantsimine õues, muru peal ja Labajala samm oma lihtsuses lubab kindlasti ka sellisel veidi konarlikumal pinnal astuda. Eesti rahvatantsu juht Kalev Järvela on näiteks väitnud, et Labajala samm on eestlasele nii loomulik, et see on tal lausa geenides, et selliseid väiteid armastatakse just tuua selleks, et näidata, kui omane on mingisugune rahvaluuleliik eestlasele. Samuti on regilaulu kohta väidetud, et see on muusikaline emakeel, mida peaaegu sündides juba osatakse laulda. Nüüd oleks tore kuulata mõningaid näiteid nii nende vanade kui uute labajalgade kohta. Labajala traditsioon on rohkem levinud meil saartel ja rannikualadel, sellepärast, et tõenäoliselt on siin tegemist Skandinaavia mõjuga, aga ilmselt on Labajalas segunenud ka muud Euroopa tantsude mõjud, valsi eelkäijad ja Poola tantsud, mis on Eesti rahvatraditsiooni mõjutanud. Läänemaalt on mitu toredat labajalga sisse laulnud Liisa Kümmel ja kuulame ühe labajala Liisa Kümmelilt. Vana labajala lugu. Pilly ja pisukeste jalat tantsivad tasakeste, pilly ja pisukeste jalat tantsivad tasakeste, seina taha seina, taka väravast välja, seina taha seina. Taka väravast välja. Pinnüüradi nupp otsas, kõrtsiriinul oli viin otsas. Pinnüüradi nupp otsas, kõrtsiriinul oli viin otsas.
Teiseks kuulame Hiiumaa kuulsa torupillimängija Torupilli Jussi Labajalga. Tema on üks väheseid torupillimängijaid, kes on ka laulnud Labajalga. Ja kuna see salvestus on väga vana ja mitte enam hea kvaliteediga, siis sinna kõrvale kuulame ka, kuidas tänapäevane Torupilli Jussi trio sama Labajalga esitab. Pill ütleb, pidu lõpeb, pill ütleb, pidu lõpeb, peretaadi, õlut otsas, pulm lõpeb, tuleb tõile taadi, tidib-tüüdidi, tädididi-rütüüd, tuleb tõile taadi, tülelütar, tüllüt-tüllüt-tütar, tuleb tõile taa. Lõpuks vaatame ühte koorilaulutöötlust koos tantsuga. Veljo Tormis on seadnud Labajala tsüklis 5 rahvatantsu segakoorile, mille juurde tantsuseade on teinud Leigarid. Lõpetuseks võiks siis öelda, et Labajalg ehk ka Labajala valss on eestlasi saatnud pikka aega, millal ta siia jõudis, me täpselt ei tea, aga tänapäeval ta tundub olevat viljakas rahvalaululiik, rahvatantsuliik ja pillimuusikaliik, mida soovitan kõikidel proovida.